Noh, Philipp, kuhu me lähme? Kas me lähme vasakule või lähme paremale? Mis sa arvad? Sa tahad vasakule minna? Aga ma läheks ikka 4,5 peale. Nii. Ühesõnaga esimene biohäkkeri harjutus. Lihtsalt pane trenniriided selga, astu kodust välja, vahet ei ole, mis see temperatuur on. Sest tegelikult see välja ajamine või nii-öelda minemine, see ei ole päris õige sõna, et see peaks olema nagu lihtsalt mingi state of mind või selline lahti mõtestatult siis lihtsalt meeldiv tegevus, mida sa iga õhtu nagu teed, et nagu ja nii ongi. Et jaa, sõbrad. Siis võib juhtuda, et ma ei tea, kas te näete siit. Kubjametsade vahel on kitsekene. Näete, sealt ta läheb. Sealt see kits läheb. Tegelikult päris võimas. Me siin saame sellisel moel loodust nautida. See on küll päris äge kogemus. Järgnevalt võiks peale jooksu mõned kasulikud harjutused teha, näiteks mulle meeldib lõuatõmbeid teha, natukene selga painutada. Knohvlipp. Nii 10 kätega lõuatõmmet 52-aastasena polegi nii teab mis halb tulemus. Ja kui tegelikult keha on soe, siis mina saan siin pingi peal mingid oma
seljakrõksud nagu väga mõnusalt kohe kätte. Ja riietusest rääkides tegelikult ei ole nagu palju vaja, et on piisab ainult siis parite poncho või ta ei ole nagu poncho või selline pikkade varrukutega selline soe siis nagu kaputsiga jope ja siis piisab kroksidest ja kogu lugu. Kui mina jooksmast tuleb, ma panen muidugi selle sama jooksumütsi panen nagu endale ka pähe, et soojamaks. Klipp pole tasa nüüd ja nii ongi. Nii, nüüd siis biohäkkeri järgmine harjutus on, mis on ka päris tähtsal kohal, on siis väike talisuplus. Et kohe selgitan teile ka. Siin kubjal on päris mõnus. Seda kas seal siis teha trepist alla minnes või siis lihtsalt praegu saab jääd ei ole. Ja piisab tegelikult minu arust väiksest sulpsust. Mina teen tegelikult lihtsalt väikse sulpsu. On selline, mulla ei ole väga tõsiselt võetav talisuppe, aga mulle pigem meeldib selle protsessi juures pärast lihtsalt külma käes olemine. Et kuskil 3 minutit külma käes olla on päris mõnus. Tegelikult üleüldse külm. Ja mis selle talisupplusega juhtub, on see tegelikult mis talisupplusega juhtub, on see, et tegelikult vabanevad siis heaoluhormoonid, endorfiinid, järsult suureneb hapniku tarbimine, energia tarbimine, et mingid kuskilt kuulsin, et stressihormooni kortisooli tase läheb lihtsalt nulli põhimõtteliselt. Et inimesel ei ole enam võimalik nagu väga palju muretseda, sest see kortisooli tase on nullis. Ja et see hapniku tarbimine ka muidugi oluliselt suureneb. Energia tarve ka, ja omast kogemusest või kuidagi nagu ütlen, et see tunne on muidugi alati selline täiesti vapustav. Et sa ainult korraks kastad vette ja see metamorfoos on nagu päris tugev, kuidas siis nagu see ajukeemia hakkab tööle, kuidas organism nagu, kuidas see toetab tegelikult organismi. Et see on päris muljetavaldav ja minu hinnangul ikkagi nahale see mõjub ka ülihästi, et
noh, peale selle, et Võru vesi on väga kehva, et on väga kare, et siis see järve vesi, see on nagu väga mõnus ja no ma ei tea, no kuskil, no mina tunnen küll, et peeglisse vaatan, et mingi nagu 10 aastat oleks maha võetud, et see nahale mingi selline positiivne mõju on päris suur.